nõelatehnika on Põhjamaades hästi omane ja väga ammune viis tekstiili valmistada. Ja nõnda ühe nõelaga aasasid luues ja seal vahel punudes saab luua selliseid tugevaid, vastupidavaid ja harunematuid pindasid. Nõelumiseks on vaja ühte nõela. Selleks võib olla erinevatest materjalidest nõelad. Siin on need näidised on näiteks puidust. See on luust, mille ma olen ise teinud. Lõng jookseb edasi-tagasi selles aasas. Moodsamal ajal kasutatakse ka juba selle nõeltehnika kohta sõnaga aasnõelumine. Saab erinevate värvidega või siis ka ühevärviliselt teha väga erinevaid pindasid, nagu siin näha on. Tööd, mida sa tegema hakkad, saab alustada kahel viisil. Kas keskele lood suure aasa, mille peale hakkad ringi alt ja aina siis suuremaks kasvatama oma pinda. Või siis lood keti ja teed pika keti, mille sa ühendad pärast ringiks ja nõnda siis lähed teisele korrusele justkui siis edasi. Uti. Oma töödes kasutan ma lõnga, mis on valmistatud ainult mu oma lammaste villast. Siis ma täpselt tean, millega ma tööd teen. Saan juba ette planeerida töid sisuliselt, sest ma näen neid toone, saan neid segada ja ma näen erinevate villade omadusi. Praegu hakkan ma tegema mütsi läbi 4 aasa. Töö alustamiseks tuleb võtta piisavalt palju lõnga ja ühendada see nõela taha. Selleks, et ei peaks pidevalt jätkama, tasub võtta kohe rohkem lõnga. Mina olen jälginud reeglit, et ma võtan paaritu arv kordi siia peale lõnga. Alustamiseks, kuna ma soovin teha võtet läbi 4 aasa, pean ma looma endale juba valmis need 4 aasa ja sellega ma keerutan lõnga 4 korda ümber oma sõrme. Tõmban need maha, ise samal ajal toetan ja sätin nad mitte ühte torusse, vaid järjekorda. Võte, mida ma teha tahan, oli nii, et 2 alt ja 2 aasa pealt. Tagasi tulen samamoodi. 2 aasa alt ja 2 pealt. Hetkel on päris keeruline veel tabada, mis siit tulema hakkab. Aga kui ma olen nõelaga ma siis käigud ära teinud, tõmban ma lõnga siit läbi ja tagant läheb ta ümber sõrme. Et nõnda ma alati tean, et kõik aasad on ühe pingega ühe suurused. Ja nüüd võtan järgmised 4 aasa. 1, 2, 3, 4 ja hakkan mängima nende vahel. Sellise reegliga, millise võtte ma endale valisin. Juba hakkab see rida natukene ka ise kuju hoidma. Tänu sellele, et ma siin vahel juba 2 korda nõnda pununud olen. Nüüd ma jõudsin lõngaga nii kaugele, et see nõela pealt lahti tõmmatud osa lõngast sai otsa. Nüüd ongi hea näidata, kuidas ma tõmban lõnga nõela aasast tagasi. Ja jällegi on mul piisav varu lõnga siin, et tööga edasi minna. Aina edasi nõeludes on see kett juba jõudnud saada nõnda pikaks, et vajaliku eseme ümbermõõt on saavutatud. Nüüd on vaja see ühendada ka alumise kihiga. Siin pinnal teen oma tavapärast võtet. Kogu aeg võtan alumisest kihist järgmise aasa külge ja ühendan ta ära. Ja nõnda nüüd töö lõpuni välja. Olen nüüd tööga mitu ringi edasi saanud. Ja vaikselt hakkab lõng otsa saama. Siit töö pealt on hästi näha, et 2 lõnga ühenduskohad pole mitte kuidagi märgatavad.
nad jäävad hästi ühtlased, kui sama lõngaga jätkata. Aga kuidas see siis käib? Selleks võtan ma taas uue lõnga, kerin teda nagu ennem näidatud mitmekordselt edasi-tagasi nõela peale. Ja minu ülesanne nüüd on ühendada need 2 lõnga otsa ilma sõlmeta. Selleks ma vildin need 2 otsa omavahel kokku. Mugavam on seda teha, kui ma lõnga otsad avan. Nad veidi omavahel segamini, aga kohakuti panen. Näete, esimese hooga jääb selline karvapundar. Hoian neid käega kinni, niisutan natukene kätt ja sellise niisutatud käega vildin rullides nad omavahel kokku. Ja selline ühiseks lõngaks vilditud jätkukoht ei jää edaspidise töö sees näha. Siit edasi ongi ülesanne seda mütsi edasi kasvatada kõrgemaks ja alates sealt, kus ma kokku tahan hakata minema. Ei võta ma mitte järgmist aasa, vaid ülejärgmist. Ja nõnda siis põimin siit vahelt. Ja nõnda hakkan mütsi vaikselt kahandama, kuni mul on alles, ütleme, selline 10 aasa veel pisikese avana. Nüüd ühe teise mütsi peal on hea näidata, kuidas selle viimase lõpuaugu kokkutõmbamine käib. Nüüd ma lihtsalt lähen otse, nagu siin oleks üks kanal sees ja teen täisringi peale selle mütsi viimasele augule. Ja olles ringi peale teinud, lihtsalt tõmban nagu kingikotil kinni selle. Jääb küll siuke väike täpikene, selle võib veel natukene läbi punuda. Aga nüüd kinnitan selle lõnga siia mütsi sisse ära ja nõnda on see auk siit ka pealt kinni. Kui ese on valmis, siis võib teda siis soovi korral kas üle viltida, kui on vaja seda aasa, mis on tehtud tihedamaks saada. Samuti võib siia panna peale väikeseid kaunistusi. Minul on siin ühe sarve ristlõige. Aga mõnusat pusimist!